Tere kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel on selline huvitav pärastlõuna siin neljapäev ja seekord oleme me siin lausa kolmekesi. Tere teile, Jürgen ja Merit. Tere! Nii kooris niimoodi ütlete. Tervitused teile siit Viljandist sinna Tallinnasse ja suur aitäh, et tulite siia minuga vestlema. Me oleme juba mitu kuud püüdnud leida ühist aega, aga siin see nüüd on ja täna ongi see parim hetk, ma arvan, selleks vestluseks. Ja miks me siis siin räägime, on see, et mulle ikka meeldib teha neid tagasiside laive ja mina kutsun neid edulugudeks, sest et ega edu ei tähenda see, et kõik kellestki sai miljonär või ta ostis endale suure lossi, vaid ikka, et inimene ületab iseennast. Ja teie siis osalesite tulemusliku mõtlemise mentorlusprogrammis. Me lühidalt kutsume TIRRiks on ju seda Thinking into Results, et siis kõik teavad, kes nüüd meid kuulavad, kui ikkagi see TIRR meil see sisse lipsab. Ja mõtlesingi siis teiega siin avalikult rääkida, sest et te olete, ma arvan, kas 5. paar, kes on mul seal programmis olnud. Ma nüüd ei hakka siin kokku lugema, aga umbes niimoodi on. Ja hästi nauditav on olnud vaadata alati, kuidas tegelikult kui mees ja naine, kes koos elavad abielus, teate lausa abielus on ju, siis kuidas tegelikult on teinud otsuse, et liikuda nagu koos edasi, saada üksteisest ka paremini aru. Et ma arvan, et me kindlasti selle koha ka võtame siin, et mis see nagu, kuidas te olete saanud üksteist nagu toetada. Aga jagage siis kumbki kõigepealt eraldi, et me ei räägi ainult kui teie on ju, et olete ikkagi eraldi inimesed, Merit ja Jürgen, et mis siis, võtame Meriti siis alguses, et mis sind siis tõi siia mentorlusprogrammi. Ma saan korra siia öelda selle, et see oligi aasta tagasi, kui te veebruaris olite ju rohkemat kui hakkama saamise kursusel. Muideks mul praegu ka see täpselt kestab, natuke selline déjà vu tunne on. Ja sealt te tulite edasi väärtideesse ja siis te tegite otsuse, et võtaks ette selle pikema teekonna. Nii et Merit, mis sinu põhjus oli? Ja ma arvan, kui ma nüüd lähen tagasi sinna eelmise aasta algusesse, üle-eelmise aasta lõppu, siis mul oli selline periood elus, kus ma olin nagu natukene mingisuguses auguperioodis olnud ja ma tundsin, et ma olin juba tegelikult enne teadnud seda, et mind aitab, kui mul on mingisugused väljastpoolt mingid konkreetsed küsimused, millele vastates ma iseenda kohta midagi teada saan. Mõni inimene teeb seda enda sees, küsib ise küsimusi ja läheb edasi nii ja minu kogemus on see, et kui mul on mingi selline toetav juhendaja, siis mul on lihtsam. Ja kuidagi ma olin sind jälginud kuskilt, ma olin siin nagu sellesse gruppi väärtuse võimendamine Kaio ajaga saanud, aga ma ei olnud selline teadlik jälgija. Ja ma mäletan, et kui ma nägin seda rohkemat, kui hakkama saamine kursuse seda, et see algab, ma kohe tundsin, et see on see, ma pean selle kaasa tegema. Ja see oli midagi, mida ma jagasin Jürgeniga ja meil on nagu olnud nii, et Jürgen on käinud aeg-ajalt välja, kuule teeks midagi, võtaks selle materjali, et teeks midagi koos. Ja me ei olnud mitte midagi niimoodi koos teinud ja siis me alustasime seda koos ja mulle hästi meeldis see, et see oli konkreetne, lühikene, igapäevane samm, mida ma sain teha ja juba seal ma arvan esimese 2 nädala jooksul sain nagu mingid selliseid kogemusi, et see tunne, et kuidas ma liigun edasi, ma nagu elan elu, et see oli nagu see esimene seeme. Ja siis see kõik oli nii loomulik järgnevus, et meil oli mõtteid, et võib-olla me teeme seda nagu iseseisvalt omal käel seda programmi kuidagi, aga me nagu jõudsime sinna, et ei, et see juhendaja tugi, mis seal selles grupis oli või see üldse see vibe, et see nagu hästi toetas. Ja, et see sai nagu alguse sellest otsusest, mul on vaja mingisugust muutust, et ma niimoodi enam praegu edasi ei saa minna. Aitäh sul jagamast ja ma ütlen siia ka, et ega nagu te näete, et täitsa vägevad inimesed siin meie ees on ju, et on kodu olemas ja kõik, et jällegi ma ikkagi tahan seda rõhutada, et selleks ei pea olema kuskil nagu mingis elus täiesti jamas kohas, aga ma arvan, et teile ka jõudis see mõte, et aga midagi on ka rohkemat, et kuidas saab veel paremini. Aga Jürgen, sinuga oli meil ju tookord ka kõne, isegi äkki ennem seda rohkemat kui hakkama saamist või selle ajal või midagi sellist oli. Et me ju tegime sinuga kõne, ma mäletan,
igal juhul räägi, miks siis sina tulid tulemuslikku mõtlemisse? No okei, siin on nii mitu erinevat seost, mis mul tuleb, aga lühike vastus on see, et mul oli oluline kuidagi jõuda selle fookuse või selguseni, et mida ma siis nagu teen. Ja ma teisipidi teadsin väga hästi, mida ma teen ja mida ma tahan teha. Aga siiski ma jõudsin mingisuguse 2 nädala kuni siis 2-3 kuu jooksul siis uuesti selleni, et aga mida ma siis ikka tahan teha. Või et kas see on ikka see, siis teisipidi, kui ma hakkasin tegema, kas see on ikka see, mida ma peaksin tegema. Ja see oli selline nagu eneses kahtlemine, et kas see on ikka see, mida ma ka peaksin tegema. Nagu selles mõttes mitte lihtsalt mida teha, vaid et kas see on nagu minu teema. Ja see oli minu ajend. Aga teiselt poolt, miks ma just nimelt nagu sinu selle kogu asjaga liitusin, tuleneski sellest, et ma olen Meritile kinkinud mingisugust raamatuid just vist, aga nagu mingisugust sellised asju, mida ma siis ise olin lugenud ja siis mõtlesin, et äkki tuleks äge asi mida koos teha. Siis ma olen kogenud seda, et kui koos midagi õppida, siis see annab just nimelt sellise ühise sõnavara. Ja see annab nagu, et ma nimetan mingi nimega ja see taga on kogu see mõte, et see kommunikatsioonis on nagu ühine pind, millega me saame nõustuda. Et ei pea kuidagi vahest on niimoodi, et vahel on nii, et teisi inimese mõtted on raske vastu võtta, sellepärast nende algselt erinevad minu omadest. Ja siis, aga kui ma neid tean juba, siis ma saan aru, et tuleb sellest kohast. Mingi sõna mõiste juba erineb on ja siis juba ei saa. Ja, siis võib tekkida juba plokk. Ja see oli see koht, et teha midagi koos. Minu jaoks oli selles mõttes nagu see lihtne otsus, et see kuidagi kõlas. Ma ei teadnud sust mitte midagi ja teine pool oli see, et mul isa mingil hetkel oli jõudnud sinuni ja siis tema saatis mulle ühel hetkel vastuse, mis sina saatsid talle, saatis mulle edasi, ütles, et äkki sul võib sellest abi olla. Ja siis ma mõtlen, et aga kuramus, et ma võiks sama hästi ka ju kasutada seda sama linki seal kirja manuses ja siis ma leppisin ka kokku ja siis sattus olema nii, et kokkuvõttes, kuna see oli niivõrd hõivatud, siis mul on võimalik mingi 2 või 3 nädala jooksul kohe vist saada või kuskil sinna kanti ma saingi, et ma juba olime alustanud siis rohkem hakkama saamisega, kui meil oli siis kõne. Et selline värk, nagu paralleelselt sellised. Ja see oli, need elusünkroonsused olid väga kihvtid, sest et pärast tuli välja, et see oli ka sinu vend, keda ma tundsin siin Viljandis on ju, ja et oli teie isa ja ma mäletan, kui ma seisin seal keset seda söögikohta, kus me su vennaga siis kohtusime ja siis ta ütles, et ta on su vend ja see on ta isa ja see oli lihtsalt tummaks löödud ja ma ütlesin, et selline sünkroonsus, mida see siis veel saab tähendada. Pärast kohtusid veel mu emaga, kellel on sama nimi. Õige jaa, su emaga kohtusin seal tegelikult. Täpselt, et selles väga rikkalik nagu paralleelsus. Kas see ema oli olnud Kaioja või ta on praegu Kaioja? Oli, Neiupõlva nimi. Nimi oli Kai. See oli, siis mul nagu lippis täitsa ära. Et ühesõnaga, need on need põhjused ja ega elus ju tegelikult juhuseid ei ole. Ja tegelikult te juba nii palju tõite seda välja, et kuidas siis see koos õppimine, et palun nüüd kõik inimesed vaadake, Merit ja Jürgen on koos, sest ma kuulen nii palju seda kahtlust, et aga nüüd me ju siis läheme lahku, on ju. Kas te tunnete, et see tugevdas teid, teie suhet? Kallutatud küsimus. On jah? Jah. Kas ma küsima, kas see nõrgestas? Selles mõttes... Tegi teie suhtega, küsime siis nii. Jaa, et see on... Või ta ise vasta ise võib-olla. See tõi, ma arvan, meie puhul hästi konkreetsed asjad, mida me olime varasemalt ka puudutanud, aga me olime nendest rääkinud selles võtmes, et kuidas asjad jõudsid sellesse punkti, kus me siis nüüd oleme. Ja selle tulemusliku mõtlemise programmi kõige suurem võit meie suhte kontekstis minu arust on see, et me teame, mis on olnud, miks me siin oleme, aga et mida me selle asemel tahame, et me võtsime ette reaalselt neid olukordi, kus me kirjutasime ümber, et kuidas me tahame, et see olukord oleks, et ja nii mõnigi kord on olnud seda, et
kuidagi, kui üks või teine kipub minema sellesse minevikku, et aga noh, siis oli nii ja see, sellepärast juhtus nüüd see, et siis ühel meist tuleb, et okei, stopp, et meil ei ole vaja sinna kaevuda, et mida me selle asemel tahame teha või luua, et see jah, on nagu, mis meie nagu suhte seisukohast, ma arvan, kõige olulisem ja see üleüldse nagu, kui paarina seda teha, seesama sõnavara, seesama materjalis seesolek ja see, et kui ühel on natukene keerulisem aeg võib-olla, et siis teine on seal kõrval ja tal on need tööriistad sellel hetkel kuidagi käepärasemad ja ta saab öelda, kuule, aga vaata siin, vaata oma suhtumist või noh, et see tugi üksteisele, et ja noh, kuna me päriselt ju õppisimegi iga päev hommikuti, siis juba see, et sul on oma kodus seesama energia, et mõlemad ärkamegi vara ja teemegi need samad oma õppimised, et see nagu kindlasti toetas. Hästi rõõm kuulda ja ma mäletan ka tegelikult ju neid jagamisi, et me ei toogi kõike isiklikke asju siin praegu avalikult välja, et kellel on huvi, siis tulemusliku mõtlemise programmi uksed on avatud, tule ja sa saad järjest vingemaid asju ja selliseid asju kuulda nagu kõiki kogemusi. Aga et ma mäletan küll teie jagamisi ka selle koha pealt, et mis teie suhtes nagu on toimunud ja kuidas te suudate üksteist näha on ju, sest et ega see koos olemine ongi ju koos kasvamine, see ei ole ju, et mingi siin oleme üksteisele, ma ei tea, lapsevanemad või mida keegi on ja et koos areneda minu arvates see on ju võimsam veel kui üksi. Aga Jürgen, siis sinu käest küsin sellise asja, et mis sind kõige rohkem üldse selle programmi juures kõnetas? Kui me võtame, et seal on eesmärgi seadmine, minapilt, suhtumine, see hirmupiir, kuidas üldse oma uskumusi hakata märkama, muutma, kui sa mõtled, mis see sinu jaoks nagu see pöördepunkt seal võis olla? Kui sa ühe asja tood välja, neid kindlasti. Ja see võib olla see koht, et me oleme varasemalt olnud sellistes nagu heas sellises voos. Ja siis ma olen nagu sealt kuidagi ära kukkunud või ära vajunud. Ma nimetan nagu seda laineharjal olemiseks. Et siis nagu surfamisel, siis kogu aeg see laine kannab edasi. Ja siis äkki eelmise aasta juunis kuskil sealkandis ma tundsin seda sama tunnet, mida ma olen varem juba tundnud, ja siis ma kuidagi tuli see koht, et ma saan, olen teadnud alati, et see on minu teha, et see on minu vastutus, aga kuidagi, et ma saangi seda ise juhtida, nii et ma siis saan sellest sellises olla vähemasti rohkem, et erinevaid päevi tuleb ikkagi ette, aga et ma saan seda kujundada sellisel viisil, et eelkõige seesama, mis meil on üks selline tsitaat köögis kapi peal, et tähelepanu on püha, et millele ma tähelepanu pööran, mis on see sisu, millega ma enda sisemust siis täidan. Ja kuidagi, see võib-olla, tegelikult isegi murdepunkt võis olla see, et mis nagu osalt oli ka vastus minu selle taotluse selguse osas, et kui me liitusime, mingisugune 2 nädalat põhimõtteliselt ma nagu võitlesin selle foobiga teatud mõttes. Mõtlesin, okei, aga see on ju nii puudulik ja see on nagu nii pealiskaudne vaade ja mingisugused sellised hoiakud. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et see on nagu üks selline protsess, mida saab nii teha, saab ka teisi asju teha, aga see protsess on selline. Ja nüüd mina vajasin selgust ja seda, et ma hakkasin kahtlema ja ümber hindama. Siis ma sain aru, et ma olen täpselt selles samas kohas nüüd lihtsalt ühe sellise õppimisprotsessiga. Et ma hakkan nagu kahtlema, aga kas see on ikka see? Ja tänu sellele, et ma siis kahtlen, siis jääb elu seisma mingis mõttes. Ja mul võivad olla erinevad ideid, aga ma need ei vii ellu. Ja siis ma sain aru, et selles mõttes ma nagu ise endal tee peal seisan ees. Ja see just see muutuse koht oli, et aga ma saan seda väga nagu otseselt ise kujundada või juhtida. Et see oli selline oluline nagu murdepunkt. Et see mingisuguses sellises esimese 3 kuu faasis kuskil niimoodi, 3-4 kuu jooksul toimus.
Kuule, aga see on täiega vägev. Ma mäletan tegelikult, kui sa jagasid seda, ka vaatasid, et ahaa, on mingi kategooriad, mingid eesmärgi kategooriad on ja sa praegu tõid ilusti tegelikult välja selle, et kui sul kuskil kohas elus mingis teises valdkonnas toimus see on, et sa kahte nendes ei tea, kas see on ikka õige, siis tegelikult kandus see üle ka sinna õppimisse on ju. Ja see kandub üle, mõtle siis, kuhu veel tegelikult elus, võib-olla osasi kohti muidu ei näegi, et tegelikult ju on ka Bob Proctor seda öelnud, et kui sa ühes eluvaldkonnas nii käitud, siis tegelikult suure tõenäosusega teises kohtades ka, lihtsalt võib-olla natuke teisel kujul, aga see oled ju sina ehk kõige põhjus sinu elus oled sina. Ja kui sa jagasid selle koha ära, et aga sa oled ise tee peal ees, siis mis sa siis teha saad? Saad endast midagi muuta, on ju. Merit, kuidas sinul, mis sinul sealt esimese asjana tuleb? Kui ma mõtlen seda, et mis mul nagu kõige enam mind mõjutas, oli see minapildi plokk. Ma ootasin, et sa seda ütled. Ja mul on nagu selle tulemusena lihtsalt muutus mu võib-olla kõige enam mu tööelus, aga tänu sellele minapildi plokki tulemusena toimunud enesekindluse või see, kuidas ma ennast nägema hakkasin ja enesekindlus läbi selle kasvas, siis ma nägin, kuidas maailm mulle seda vastu peegeldas, seda muutust minus. Ja et kui ma nagu kevadel, märtsis, aprillis, kui me alustasime, tööalaselt ei julgenud mõelda isegi seda, mis siis augustis, juulis oli mul see minapildi peatükk ja augustis, septembris, mis siis nagu tegelikult selle tulemusena mu ellu tuli, et juunis oli minapilt, jah, et siis et selle mõju oli nagu kõige suurem, aga mis mind nagu üleüldse, mind nagu kogu see programm, kui ma mõtlen tagasi, aga sellel hetkel ka nagu iga selle järgmise mooduliga nagu selline nagu heas mõttes alati et see on nii ägedalt üles ehitatud, et need nagu ehituvad üksteise peale. Mulle väga-väga meeldis 11. peatükk väärtuse võimendamine ja see, et kuidas see, mida sa andjad saavad, see lause on minuga tulnud kaasa nagu nii läbivalt praegusesse nagu tänasesse päeva ka. Jah, et see, kuidas ma maailmale annan, ei tule mulle kohe tagasi võib-olla selliselt füüsiliselt käega katsutavalt, aga sellel on mõju, et need on võib-olla kõige esimesed ja sellised suurema mõjuga asjad. Ma pean siia lisama, läheb täiega kaasa, see on nagu tegelikult see asi, kus kohas minu jaoks see programm läks nagu, programm, kus kohas see läks nagu käima või hakkas nagu veel eraldi elama, oli hirmupiir. See oli see koht, kus ma järsku noppisin üles selle, et miks ma hakkan kahtlema, on see, et ma hakkan kartma. Ja miks ma edasi lähen, see, et ma hakkan kartma, aga ma ei saanud aru, et ma hakkan kartma, vaid see tuli selliste nagu adekvaatsete või selliste nagu alibidena näiteks, et mis iganes ajastus oli õige või tegelikult need inimesed on veel hõivatud või mis iganes see asi oli. Aga ma alati, ma ühel hetkel tabasin ära, et ma tunnen hirmu ja siis teine pool, mis sellega kaasnes, oli see, et kui ma nüüd järgnen sellele hirmule või ma siis lähen sealt läbi, see on hea, minu arust on müügikõnede tegemine on selline asi, et sa helistad kellelegi esimest korda või mis iganes või laivi tegemine samas selles Facebookis või kus iganes laivi tegemine või lavale astumine, et mul ei ole võimalik seda nagu teoreetiliselt teha, et ma teoreetiliselt astun inimeste ette või teoreetiliselt teen kõne, sest ainuke variant seda teha on siis seda teha ja selleks ma pean siis minema nagu läbi ühest teatud sellisest punktist, kus kohas ma siis ületan selle hirmu või mis iganes on langevarju hüppamine või kuidas kellelegi, et neid kohti, kus kohas selle hirmuga kohtud on palju ja siis teisipidi see järeldus, et see, et ma tunnen hirmu või et ma kohtun oma hirmupiiriga, siis enamasti see markeerib seda, et ma teen õiget asja. Ma pean silmas, et kui hüpata kuskilt ilma varustuseta alla, kus nagu on kindel, et saab otsa inimene, siis tunnen hirmu ja saan ka otsa. Et selles mõttes see on nagu peaaegu alati hirmu läbiminemine nagu on see tee siis oma kasvamise suunas või see markeerib seda, et ma teen õiget asja. Et üks õige eesmärk ongi, ta on hästi põnev meie jaoks, aga ta on ka natuke hirmutav, sest sealt ju tulebki meie kasv.
me ju üldse teemegi asju selleks, et inimesena kasvada. See on see, mis Merit alguses ütles, et tekitas, tundis seda elamise tunnet, et ta nagu hakkas nägema enda sees, see ja see ju mulle meeldib ja seal tulevad ju tegelikult ka mingid peegeldused on, et need harjutused on sellised, et sa nagu justkui analüüsid või näed seda kõike, kes sa ja mis sa üldse oled, et sa hakkaks ka nägema, et vau, mis kõik on ju, et mitte see, et mul on hetkel võib-olla madalseis ja halb koht, et nüüd see terve elu ongi nii, et see tarkus, sa tead ja see möödub, eks. Aga võib-olla ma veel lisan siia, see on lihtsalt nii huvitav, et näiteks veel üks üliväärtuslik asi, mis ka kuskil seal piirkonnas toimus ka oli, ja mis siiamaani on see teadmine ja kogemus, et oluline on baas, et kõik universumis maailmas on ehitatud üles nagu kõige väiksemast, kõige lihtsamast nii-öelda stabiilsest nii-öelda tükist ja sellest saab hakata komplekssemateks ehitama midagi muud. Näiteks kas veel, et kui ma käin trennis, siis iga trennis käik on nagu üks selline tükk ja siis ma käin iga kord trennis ja siis ma nii-öelda loon neid tükki, millest ühel hetkel tekib süsteem, milleks on see, et mu keha reageerib sellele. Aga see omane on kuidagi mul kaasa arvatud nagu leida sellist asja, et okei, aga äkki ma peaks kreebimahla jooma hommikul. Ja siis nagu see on nagu see nii-öelda need peenhäälestusi, me hakkame nagu peenhäälestusi üle hindama sellest, et käia trennis, et kas ma joon kreebimahla või ma olen trennis, seal on nagu tohutu erinevus, aga kuidagi see esimesed on nagu, me hakkame leidma mingisuguseid nii-öelda advanced edasi jõudnute trikke või mingisuguseid selliseid asju, aga kokkuvõttes see baas on oluline. Et see on see, millele kõik taandub ja samamoodi, mis ma hakkasin sest rääkima, oli, et tihti on nii, et mida ma siis peaksin tegema või mis mul see eesmärk siis ikkagi on. Ja minu hästi väärtuslik, oled seda hästi palju rääkinud, aga ühel hetkel see nagu littis siia kuhugi, et ma alustan sellest, mida ma praegusel hetkel tean, et mis ma võiksin teha või mis ma saaksin teha. Ja kui ma teen selle ära, ehk siis nii-öelda antud juhul nii-öelda käin trennis, siis sealt see tegu ise annab mulle juhise järgmiseks sammuks. Et kui ma selle ka mõttetu või mitte nii eriti olulise või suure eesmärgi täidan, siis see loob juba mul nagu sillutab teed edasi, et võtta siis midagi, mis on suurema kaaluga või mis on rohkem minu kuidagi mingi sisemusega kooskõlas. Et ma nagu saan ise ennast tundma läbi selle, et ma millelegi pühendun, teen selle ära, selle tegevuse käigus õpin ja lõpuks, kui see on tehtud, sa ütled, okei, nüüd ma saan aru, et ma tahaks hoopis mingis muus suunas edasi minna. Et see nagu areneb, et see on kunagi nagu lõplik, et mul võib olema kohe alguses kõige õigem mõte, kõige õigem siht ja suund, kuhu minna, vaid et lihtsalt minna baby steps edasi. Mis see õige üldse on, sellist asja õige ja vale pole jälle olemas ja samas, kui me olemegi endas hästi kahtlevad, ei väärtusta võib-olla ennast, ei ole enesekindlad, siis me soovimegi ühte asja, siis me hakkame seda kõike kasvatama endast, nägema ennast teistsuguse inimesena, siis me juba soovimegi ju midagi muud ja me tihti ka saame aru, et see, mis me ennem soovisime, polnud võib-olla meie soovinud. Kuulge ega tegelikult see teekond ju on, nagu me ennem ka teiega rääkisime, et ega see nüüd ei ole nii, et te lõpetasite selle tulemusliku mõtlemise ja nüüd on teil elu on korras, eks. Et ma jagasin ise ka, et ega minul ka siin jaanuaris on olnud selline keeruline, et nagu justkui madalseis ei saa aru, et mis toimub ja ongi väga paljud muutused, aga mida siis aitab selline teadlik mõtteviis teha on aru saada, et aga kui ma nüüd olen väsinud, ma ei võta otsuseid vastu või kui ma tunnen midagi siin imelikku, siis ma ei lähe torma ja ma ei tea, hakka räuskama kuskil ja minu arvates on see okei, et meil vahepeal on ju madalseisud ka, me oleme ju ikkagi inimesed, aga mul on nüüd mingi jube tähtis mõte, mis ma sellega tahtsin öelda. See oligi tegelikult see, mis sa Jürgen ka välja tõid, et nendest väikestest sammudega, sest näiteks kui sulle hakkab keegi inimene meeldima, mingil hetkel sa ütled talle, sa armastad teda, aga võib-olla sa ei tea täpselt seda hetke, et millal sa nüüd täiega kõrvuni tast sa armusid. See oli nagu ajapikku, on ju. Või näiteks sa teed trenni, on ju. Vaatad, keha on selline ja siis aasta pärast vaatad, vau, mis keha, aga millal ta selliseks läks? Ei olnud nii, et ühel hommikul ärkad üles ja järsku keha teissugune, on ju. Et ta läheb ju ajapikku ja siis mingil hetkel on nagu see tulemus näha, et see ongi ju nendest pisikestest sammudest. Ja tegelikult ma olen väga, mul on hästi hea meel, et te tulite siia rääkima ja ma olen väga põnevil, mis kõik elul tuua on, sest et me ju teame idanemisperioodi on ju. Et see, et teil seal, ma ei tea, novembris siis te läksite grupist välja, oli kuskil oktoobris. Kuskil siis
mis see suvi kõik veel toob, ega sellel on, ma mäletan ise, kui ma olin TIR-i lõpetanud ära ja poole aasta pärast ma vaatasin, mis asjad need nüüd on ja need kõik oli tegelikult selle tagajärg. Ehk jah, sellel on väga pikk mõju ka tegelikult. Kuule, aga kuidas see siis teil sujus? Me hakkame vaikselt tegelikult otsi kokku tõmbama, aga see koos õppimine ja tegelikult te juba nii palju seda puudutasite, aga kui nüüd mõni paar siin kuulab meid, sest tegelikult mul on olnud vestlusi mitme mehe naisega, kes kas nad on elukaaslased või abikaasad, et seda on ju koos teha, siis kuidas te julgustate neid, et see ju ei vii mitte lahku, see hoopis ju tugevdab suhet, on ju? Oskate sealt äkki midagi välja tuua? Ja oskan. Ja no nüüd sa võid ka rääkida siis. Ma olen just rääkida Suhte seisukohast. Ja, ma selles mõttes ega selles garantiid ju ei ole, et kui seal see koht on olemas, et on lahkumineku nagu see pind on selleks, et nüüd on vaja minna lahku, siis ongi vaja minna lahku, selles mõttes, et miski ei päästa. Jah, mina olen ju see näide, on ju. Noh, jah. Ja inimesed saavad ju väikseid lapsi. Mis seal toimunud on, jah. No just täpselt, aga ma saaks ütelda nii, et meil seda koos õppimist kui sellist oli, ma saaks ütelda suhteliselt minimaalselt. Mis aga me tegime, kui alguses oli see, et me panime teatud päevadel, kuna meil on põnnid sel hetkel olid mõlemad lasteaias käivad, siis me panime teatud päevadele, siis lasteaias olid oma meie aja ja nagu väikeste laste vanematena on alati ka see koht, et leida siis seda meie aega, mitte ainult, et oleme emme ja issi. Ja minu meelest see oli nagu väärtuslik, et ma ütleks, et üsnagi hästi pidasime sellest kinni, seal oli selliseid teisi sündmusi asju, mis tõttu ei mänginud alati see hommikul aeg välja. Aga siiski, et me siis kohtusime, see võis olla, me läksime õue ja tegime hoopis hommikusöögi õues või mingisuguseid selliseid asju, siis rääkisime üldse asjadest, mis olid olulised, nii-öelda tutvustasime üksteisele iseennast, et kus maal ma olen või mis ma tunnen, mis ma mõtted on ja vahest need kujunesid selliseks nagu spontaanseks coaching'uks nii-öelda vastastikku või siis mingi idee selginemiseks või midagi sellist, et see oli see nagu toetas minu meelest just seda meie osa. Ja mulle tundub, et mina läksin uuele ringile selle TIR-iga, tõsi küll, et ma läksin ja ma tegin esimese ja teise mooduli tegin omal käel läbi ja siis, nüüd ongi see küsimus, ma ei tea, mille pärast ma jätsin pooleli, aga nüüd võtsin uuesti ette, et ma hakkasin jälle esimesest edasi minema. Mis ma mõtlesin selle ütlema? Et kui mulle tundub, et ma mõtlesin, kui me seda teeksime uuesti koos, siis tõenäoliselt siis seal seda koos õppimise osa oleks selles mõttes tõenäoliselt rohkem. Et esimesena see oli ikkagi üsna individuaalselt nagu selline endale keskenduv ja mulle tundub, et see on ülioluline, et see nii on. Aga just, et see annab pigem selle kuna harjumuspärane vahepeal kassima hakata, et siis on nagu see mõlemal teadmine ja nagu luba üksteist heas mõttes nagu korrale kutsuda või nagu meenutada, et kuule. Ja, et see on üks termin, mis mulle meeldib endale, on TIR-i efekt, et kui see on nagu teatud seisund, kus on ülihea olla ja siis kuidagi me tegime pulma aastapäeva tähistasime, käisime Pärnus ja üsna selliselt külluslikult viisime seda kõike läbi ja see oli nagu midagi, mis oli järsku, aga see on kogu aeg võimalik olnud ja siis kuidagi, et nüüd me saame sellest osa ja me võtame sellest osa, et kuidagi selle loa andmine iseendale. No otsus, tekitad teilt otsuse seal on. Ja, just. Ja võimalik, et mis on võimalik seega ja siis teisipidi võib-olla viimane mõte, ma kaaperdan praegu siin on see, et minu jaoks üks väärtuslik koht oli see, et ma olin nüüd ma saan ütelda aastaid kirjutanud, augustis rääkisin ka sellest ühest webinarist sinuga, aastaid kirjutanud oma märkmikusse, et mis mul on järgmise aasta eesmärgid ja siis ma märkasin, kus ma olin kirjutanud sama juttu alates 2016 või midagi taolist. Ja siis ma nüüd sain aru sellel sügisel, mis oli minu jaoks nagu TIR-i vaieldamatu üks võit, oli see, et ma sain aru, et see eesmärk, mis mul oli oma selline konsulditeenuse nagu arendamine, et ma üldse ei taha seda teha. Aga mul oli midagi, millest ma ennast piitsutasin, see samas piitsutamise ütlesin, mis Eesti ennem käis läbi.
et kui kogu aeg nagu nõudnud endalt seda, et ma seda kuidagi endalt ootasin ja ma olin andnud endale nagu vaikimisi lubaduse, et ma seda täidan ja siis ma viisin selle teatud maani, ma nii-öelda pidasin endale antud lubadust, see oli ka selline heitlemine, kas ma peaks seda tegema või mitte, aga kokkuvõttes ma pidasin endale antud lubadust ja selle käigus selle vili oli see, et ma sain aru, et see ei ole üldse asi, mis mul on vaja teha. Ja see on tohutult vabastav ja just kui ma nägin nagu niivõrd palju nagu muid võimalusi, mitmoodi ma saan oma energiat ja aega kasutada ja kuidagi see perspektiiv kuidagi vaba, just sellist vaba ruumi tekkis ja mul ei ole seda ängi, mis mul muidu oli, et kui mul on puhkushetk, siis ma hakkan mõtlema, et kuidas moodi seda ikkagi ellu viia. Et kuidagi selles mõttes oli suur väärtus ja siis veel selline asi, ma olin täiesti kitlas. Aga siiski, et see on oluline, et see visiooni osa ka, see suuna osa, et alguses see nagu tuli justkui nagu natuke nagu peast, siis tegelikult nüüd selle aasta jooksul, mis ma olen seda esmakordselt üles kirjutanud, siis ma olen nüüd seda täiendanud ja ma tunnen, nüüd see on päriselt sellise nii-öelda liha ja luuga, mis on minu nägu ja minu DNA. Ehk siis selles mõttes, et kuhu kohta minna, mis on see pikem perspektiiv, et see on nagu ka jällegi miskit, et see annab sellise nagu struktuuri, mille peale ehitada sellisel viisil, et ei pea kahtlema, et kas nüüd kõik oluline on siin laual, kus ma tegelen sellega, mis on päriselt vajalik, et see on igatahes nagu hea süsteem. Tuleb nüüd südamest siis on ju. Ja mulle tundub, et see mindset nüüd jälle tulles tagasi algse küsimuse, kuidas see meie suhetel mõtleb, et siis seesama selle mindseti kuidagi ümberkandmine või kuidagi kogemine ja selle jagamine peres ja mulle tundub, et see on miski, mis on nagu täienenud või rohkem välja joonistunud selline nagu armastav lugupidamine ja toetamine teineteise suhtes, teades seda, mis on võimalik. Seda on nii rõõm kuulda, aitäh, et sa niimoodi jagad ja sa tõid nii ilusti selle välja, et tegelikult läbisitegi seda üksi, et iseendast aru saada, sest juba Tiina Tiitus kunagi ütles mulle seda, kus ma selle õppisin ja ma olen järjest rohkem seda ka kogenud, et me ei saa rääkida mingi suhtest või mingi suhte parendamisest. Mees on naine või naised või mees, mis iganes, üks inimene, teine inimene. Ta peab kõigepealt aru saama, kes tema on, ennast hindama, armastama, tunnustama, siis saad hakata saatma, kuidas me siin koos saame toimida. Et selles suhtes ma arvan, et see on hästi vägev, et sa tegelikult see välja tõid ja need näited, mis sa nüüd siin kõik rääkisid, mega lahe kuulda. Ja mida ma tegelikult kunagi siin üheski tagasiside laivis olen tegelikult ütelnud, et sellel tulemusliku mõtlemisel on ka nõndanimetatud koos tegemise koht, ehk siis seal on tegelikult nõndanimetatud meeskonna tööleht, mida mina oma tiimiga läbisin siin augustis-septembris, august-september, oktoober, vist isegi me tegime ju 3 kuud ja see sama saab teha, et teed suhte, see on nagu suhte tööleht, mis on meil see suhte teema, ja see on üks asi, mis sa hakkadki üldse nägema, et aga kuhu suunas meie suhe üldse liigub ja mida me siin tahame perena ja mis me tahame üksi ja nii edasi, et see on võimas asi on ju. Aga Merit, sa tahtsid ka võib-olla midagi lisada, kui sa kuulasid, mis Jürgen rääkis? Ei, ma arvan, et Jürgen selles mõttes kattis ära kõik selle, aga kui nagu öelda julgustuseks üldse, et võib-olla kui praegu tulebki siit välja, et paarina tuled, aga tegelikult esialgu teed ikkagi heaks iseendana seda tööd. Et need tööriistad, see 7 kuud on piisavalt pikk aeg, et nad mingisuguse muutuse sinust toovad, kellel rohkem, kellel vähem, aga et need inimesena tuleb ette neid aegu, kus ei tunne ennast nii hästi ja nii laineharjal, et need tööriistad, sa suudad need nagu sellel raskel hetkel ka kätte saada ja paari suhtes olles, kui see teine inimene on nende tööriistadega ka kokku puutunud, siis ta saab sulle neid võib-olla kuidagi näidata selgemalt, et ja selles mõttes on see universaalne ju, millest siis Bob räägib, et ta ei ole seda ise kokku pannud, et neid asju võib mujalt ka saada, aga see kuidagi see süsteemselt kokku pandud programm ja et see niimoodi üles on ehitatud, siis on nagu ülitoetav, et enda osas mingisuguseid samme teha ja igal juhul aasta tagasi Merit on täiesti teine Merit kui see praegune Merit siin. Kuulge, aga aitäh teile, ma üldse enam, ma arvan, ei hoiagi teid kinni ja ma võin siin täitsa nüüd öelda niimoodi avalikult, et meil suvel tuleb üks ägev kohtumine ka, sest neid
tulemusliku mõtlemise vilistlasi on palju tekkinud ja mul on homme ongi kohtumine ühtede sündmuste korraldajatega, kes on seal programmis, on teevad ainult aimata, kes need on ju. Et tegelikult vaatame kuupäevadele otsa ja teeme midagi nagu hästi toredat, sest et inimesed, kes mõtlevad sarnaselt, tegelikult meil on vaja kokku hoida, kogu mu tiim ju tuleb sellest samast seltskonnast tegelikult, et me mõistaks mingi koha pealt üksteist ilma, et kuidagi peaks hakkama ennast selgitama kellelegi, on ju. Nii et selles suhtes on vägev, teie lastel on ikka väga-väga vedanud, et nii mõnusalt saate suhtuda iseendasse ja kogu ümbritsevasse. Kuulge, aga aitäh teile, Jürgen ja Merit, nii vägev, et te siia tulite rääkima ja aitäh kõigile, kes te kuulasite. Kui teil tekkis mõni küsimus, siis saate siia video alla kirjutada ja kindlasti Jürgen ja Merit on nõus ka vastama küsimustele. Et ja kes augustis, oli vist augustis see webinar, eks, kus sa Birgitiga koos... 30. august. 30. just oli seal lõpus. Et siis, kes seda veel vaatas, ma tean, mõned salvestasid selle, laadisid alla, et vaadake uuesti, kuulake sealt uuesti. Ja siis ma lubasin seal jäätist käia Itaalias söömas ja tegin selle ära. Tegid ja sa käisid septembris vist, on ju? Ja ma mäletan, sa saadsid pildi, et jäätist Itaalias, sest nagu päriselt läks. Ja eks see hästi innustas ka mind omakorda oktoobris enda sünnipäeval see Rooma reis ette. Väga äge. Kohast tuli, et kõik on Itaalias või niisugune tunne vahel, et okei, nüüd tuleb ära teha. Ja nii kihvt, kuulge, aga suur aitäh teile. Aitäh sulle. Tšau ka.